Tere tulemast vaatama discgolfi. Tegemist on 10. oktoobriga ja Discland Stars oktoobrikuu PDK võistlus ja oleme jälgimas teist ringi täna. Osalemas on MA1 sarja parimad esimeselt ringilt, kelle tutvustust ka kohe näeme. Hetkel näete siit esimese ringi väikestelt lõikudelt, et tegemist on väga ilusa sügisilmaga ja seda ta tõesti oli. Andis meile ilmatead ilusat isegi päiksepaistet ja +12 oli kraade. Aga kes oli esimene peale esimest ringi -11-ga on Mauri Villmann. Tema siis läheb esimesena viskama ja on teinud kõige parema tulemuse alla. Teda jälitab 3 viskega maas olev Andres Iidnurm -8 peal. Sai siis 8 pöörit ja 11 parri. 1 punktiga maas omakorda Andresest on Heiki Tõnisson -7-ga. Väga hästi mänginud. Näete, seal reiting oli küll alla 900, aga väga ilusti läinud esimest ringi. Werner Grün on omakorda 1-ga maas -6 peal ja tahab minna paugutama nüüd teiseks ringiks. Ja Martin Niin, mees, kes on võitnud meil amatöörsarja Discland Starsis ära kindlasti vähemalt ühel korral -5-ga, on tõusnud siis nii-öelda profide hulka. Nii, ja nüüd oleme esimesel rajal. Teada tuntud Disclandi vasakul on Mando ja igal pool on OB-d vasakul, paremal ja korvi taga. Nii et see on päris selline keeruline algus võrreldes, ütleme, keskmise meie raja raskusastmega. Ehk siin on võimalus rohkem kaotada kui mõnel teisel. Mauri alustab väga kindlalt eest käega ja väga rahulikult keskelt. Ei olnud ühtegi ohtu ei vasakule ja paremal ega puuripsu, vaid väga kindlalt läks ta sinna korvi lähedale. Ja omakorda väga paremalt läks Andres ja see põõsas oli seekord armuline talle. Ta jäi ikkagi platsile. Ja nüüd näete, et Heiki tõesti jagab seda mängu väga korvi lähedalt ja tõenäoliselt jäi ka ilusti sinna puttimis mõnusasse raadiosse. Ja veel üks eeskäsi. Ja tundub, et ka Werneril on asi suht hästi paigas. Just tundub, et jäi ka rajale. Seal taga on OB suht lähedal, aga õnneks Werner on paigas. Ja veel üks tagakäsi, mis läheb natukene ülestabiilseks lõpus, jääb kindlasti rajale, aga jätab pika puti. Andresel on nüüd vaja see 3 kuidagi ära võtta, aga siin muud ei ole enam teha sellelt kauguselt ja seda ta päris kindlalt ka teeb. Nii, Martin. Oli üritust. Võib-olla esimese alatise peale pausi lõunal sisse tulek uuesti mängu on selline keeruline ja pikk putt ei ole see, millega sa tahad alustada. Selline 4 meetri putt, aga Heikil oli päris mõnus alustada ringi pöördiga, hakata järgi võtma siin teistele liidritele. Kuigi, nagu näha, Werner ja Mauri teevad sama, nii et meil on 3 pöördit, 3 ilusa drive'i järel ja 2 parri. Nii et üsna kindlalt alustati. Mingisugust OB-si ega ohtusi ei olnud. Vaatame edasi, meil on nüüd teine rada. Tema on selles osas lihtne, et paremal pool on OB, mis ei tule peaaegu kunagi mängu, sest puud katavad ära. Ja nüüd on tehtud ka fairway'd laiemaks, ka vasakult poolt saab visata eeskäega, mida tundub, et Mauriga on üritamas. Selle rajal viskas ka Holari esimene ring Ivar Kuldsaar, tubli Ivar. Ja kusjuures huvitav on see, et kuigi vasakult poolt on tehtud laiemaks, siis paljud eeskämängijad endiselt eelistavad keskelt minna. Et see on väga põnev selline lahendus, vaatame, mida Heiki teeb. Samuti eeskäega, samuti keskelt. No siin ütleme, see kõrgus andis sellise olukorra, kus ta ikkagi lõpus läks paremale see ketas, nii et me ei ole päris kindlad, et see kõige parem koht oli. Ja väga tuntud eeskämängija meil Werner tundub, et sai putile ennast. Mis siin rajal muidugi nendel meestel on täiesti kohustuslik. Siin ei tohi eksida. Ja ka 3 on siin halb tulemus ja ma arvan, et 4, tõenäoliselt võeti mõni 4, aga 4 see on ikkagi on andestamatu. Ja uuesti viskas päris sellise liiga rahuliku riske Martin ja nüüd on ta päris pikal putil, mis muidugi ennem sai proovida, äkki nüüd on käsi kindlam. Aga tundub, et ikkagi olla nii-öelda suures seltskonnas on natuke pingelisem olukord, kui mängida MA4 ehk selgelt need putid, kui nad lähevad niimoodi kõrgele nii-öelda hästi turvaliselt, siis see tähendab, et
mees ei läinud ära panema ja on veel natukene niimoodi õrn, ei ole niimoodi ründamas korvi, mis võiks olla see õige otsus praegusel hetkel. No Eikil on see, et seal on kõigepealt ees on 5 puud ja siis on veel 5 puud, nii et kui sealt on mingi koridor, siis on super, aga see järgmine seltskond võttis maha selle. Praegu ei tohiks puud ette jääda, peaks olema suht otse maa siit. Kaamera võib-olla ei näita seda nii täpselt, aga ma usun, et mingid imenippe ei pea Mauri tegema, et see sisse visata. Jah, täiesti sirge joon ja võtab teise pördi järjest ja nii-öelda hoiab ennast nii kindlalt ees, et ei ole teistel ei teki mõtet, et nad hakkavad teda kätte saama. See on tavaline selline väga hea algus. Nüüd te nägite, et Andres oli jäänud samuti puude vahel kinni ja ei suutnud sealt vahest läbi visata, mis oleks andnud suhteliselt kindla pördi, kui oleks läbi puude saanud, aga näete. Nii, Martinil jääb veel väike täppin 3 jaoks ja see tuli ära. Ehk siis, mis ma tahtsin öelda, on see, et tõesti Mauril on võimalus alustada natukene mingi väikse eksimusega ja see tekitab kohe teistest sellist nii-öelda jahtimise momenti, et nüüd hakkame panema järgi, et tundub, et mees ei ole veel kindel, aga kui sa alustad 2 pördiga, siis see väga kiiresti jahtub maha teistel meestel ja hakkavad mõtlema 2. ja 3. koha peale pigem, kui nad näevad, et liider näitab kindlust. 3. rada, niinimetatud üsna kindlalt eestkä rada, keerab paremale ja Mando seal keskel ei lase teda ka kuskilt mujalt visata, kui ainult keskelt. Ja tagaotsas on OB muidugi, mis on siis esimese raja fairway ja kui sinna visata, siis see tõesti pikaks visata, see on viga, mida võib teha ja kus on siis oht, et võib-olla päästad 3, võib-olla ei päästa. Ja nagu nägite, meil on 1% Olarit esimese ringile ehk Keiu Peetsalu. Väga tubli vise pidi see olema. Keiu on eeska mängija ja suudab sellist asja teha. Nii et väga tubli. Vaatame ja võt nüüd on see ilus sirge vise, mis nagu ei peagi lõpus paremale pöörama, kui sa suudad selle sirge viske sinna platsile teha, siis sa oled 5 meetri sees. Nii. Ja ei lähe nii lihtsalt ikkagi see rada, et kohe niimoodi alla visata ja nüüd näete siis, et Martin läks ka 3. korda tagakäega ja väga suurepärase lõpptulemusega. Tema on samuti 5 meetri peal, sest et sirgelt saab visata siin ükskõik kumma tehnikaga. Nii, päris selline triki lähenemine on Andresel üle korvi võimalusega sisse visata ja nüüd siis Mauril esimene selline suurem nagu üritamise koht. Eelmised läksid nagu kindla peale, aga siin jah, ütleme sellest läbi põõsa tuleks, see ongi selline natuke loto ja ei tulnud ära. Ja nüüd Martinil siis see esimene nii-öelda panemise koht või võtmise koht reaalselt läks natuke õrnalt. Eiki on ka ei eksi, võtta näpust, 3-2 on olemas. Ehk ta on selle ringi peal sama hästi kui Mauri ja Werner siis. Kõigil on 3-2 ära võetud. Ja Andres ja Martin purjetavad siis selle parri praami peal või sõidavad parri rongi peal. No vaatame, 4. rada on selline, kus võib tavaliselt vahesi tekkida, et teed hea viske, siis igaüks suudab alla visata, aga head viset mitte tehes on siin nii lihtne minna OB-sse ja need mehed, keegi ei hakka siin safe'i mängima, üritavadki visata ikkagi tagakäega sealt august läbi ja skipata korvi alla. Skip ja 9, aga tegelikult on ikkagi 5-6 meetri putt, nii et Eiki alustas kohe väga kindlalt, sai nagu esimesena viskama ja näitas, et ei karda ka seda. Nii, Mauri on tagakäega väga-väga kindel olnud oma sellel aastal ja see lõpu puude moment on selline, et kas tuleb vahelt läbi või tule, nii et natuke peab õnne olema. Mauri jäi pikale putile ja nüüd maa skipi kasutades proovis Werner seda kurvi lõigata ja lõikas liiga palju. Ja mis kõige suurem viga selle rajal on, et sa ei saa 2 esimese nii-öelda puude vahelise käpi, sa ei suuda seda läbida. Kui sa seda ei suuda, siis nagu nägite, väga kiirelt OB-sse ja ma arvan, et isegi väga ilus vise Martinilt samal ajal, et peaks tegelikult oleks tark visata uuesti tiiala pealt. Aga kuna Andres nägi, et sealt saab ka ja suutis visata ennast putile, siis ma arvan, et see ei olnud vale otsus. Nii, väike võimalus OB3 ära päästa oli Werneri olemas, aga põlve pealt see ei ole lihtne vise, ei läinud sisse, aga vaatame, kas pika putiga väga tuntud pika puti mees. Jah, palun väga.
Mauri oma Eesti meistrivõistluste superringidel näitas väga palju selliseid putte, mis läksid sisse nagu 15 ja 20 vahepealt. Ja nüüd siin Eikil nüüd on jälle see võimalus, et on vasakukäeline. Nüüd ma siis esimest korda märkasin seda. Suurepärane. 4-3 Eiki Tõnisson. Ja on sellega tõusnud selgelt teisele kohale. Ja hetkele siis nagu näete, Werner oma põugiga hoiab veel 3. kohta. Aga Martin ja Andres on kohe selja taga, nii et 5. rada liigitan jälle Disclandil päris keeruliseks selliseks OB-d vasakul paremal, pluss seal on veel puid, mis võivad sind sinna lükata, nii et sa pead väga täpselt oma liini tabama ja siis on kõik hästi. Aga praktiliselt boonus pöördide hulka kindlasti võiks seda kanda. Ja väga ilusa rahuliku, tundus, et keskmaa viskega hõljus kuhugi 10 piiri peale, ma arvan. Võib-olla isegi natuke lähemale Heiki. Ja Mauri siis kasutab eestkätt, mis on siis selline, see on veel 3. variant. Tegelikult on, et kas saad korvi või OB-s, aga jah, ta valis selle keskele kinni jäämise, mis annab siis võimaluse 3 mängida lihtsalt. Ja hästi rahulik ise midagi alastabiilselt sirgeks ja nii lihtsalt see käibki. Nii, ja nüüd kas näeme siis ühte neist 2 eelmist variandist. Vaatame, kuidas Werneril õnnestub see. Ja kuhugi ta läks. Vaatame varsti, kus ta oli. Ja nüüd Andres liiga kõrgele. Jah, eeskäega oksad võtavad kinni, nii et sa lisaks õigele annuka nurgale pead tabama ka kõrgust hästi. Aga õnneks ta jäi sisse, nii et ta saab mängida 3. Ja nüüd siis see sama asi Mauri esituses, et seal on ohtu, kui sa lähed veel rohkem vasakule, siis on need puud võib-olla rohkem ees, aga praegu sai välja astuda ja rahulikult sinu korvi alla visata. Tema jaoks ei ole mingi suur lugu. Ja saigi Werner putile oma eeskäe viskega, aga paraku seekord putt oli selline üsna õrn selline loperdav ja see näitas, et ei olnud puhas reliis. Ja Martinil on ikka veel endiselt need väiksed värinad sees. Ja nii ta paraku läks, et siit ei tule ka 2 ära, kuigi ise oli väga ilus. Nii, ja nüüd ka Eiki eksib. Eiki oli siis tegelikult tegemas oma 4. pöördit juba, nii et draivimine on väga on point ja siiamaani polnud ka putiga eksinud kohtadest, kust oleks võinud visata, et teisel ta nii või teisiti nende puude varjust praktiliselt võimatu, ma arvan, oleks saada olnud. Nii et parrid ja lähme edasi ja 5. rajal see on selline, tõesti boonus. Mida ei saa öelda järgmise raja kohta, kui me vaatame nüüd 6. kaarti kohe, siis 6. need mandod, mis seal on, need on nii lähedal, et ükski mängumees neist mööda ei viska. Ja ütleme, et kui järve pealt on väga tugev tuul või üleüldse tugev tuul, siis see rada võib nagu kujuneda keeruliseks, ketas võib hakata tegema imelikke asju. Aga kui selline rahulik vise, mis mööda maad edasi kannab, panna sinna keskele, siis enamasti juhtub häid asju. Ja siin on samuti. On nii eeskäe kui tagakäe koolkond. Saab nii ühte kui teistmoodi. Ja ütleme, et Mauri natuke lõi madalaks ja ketas ei suutnud hakata tööd tegema. Ja põrkas vasakule, täitsa äärde. Ja siin me näeme jälle seda Martini trademark väikest rahulikku haiserit, mis läheb sirgeks ja veeres kuhugi pikema puti peale. Ja nüüd siis piisav kõrgusega näitab Werner, kuidas minna. Puu püüab kinni ja saab puttida. Ja veel üks eeskäsi. Tiiala annab eeskäele eelise selgelt. Tagakäe puhul peab viskama väga nurgast, kui me räägime paremakäelistest. Nii et siin on üsna kindel see, et miks keegi viskab eeskätt. Nii, Mauri ei hakka mingisuguseid rumalusi tegema. Siiski suht keeruline positsioon. Andresel natuke üle 10 ja väga okei run oli, alaraud. Ja nüüd Werneril oli palju nagu parem putt juba, aga endiselt ei tulnud ära. Et see on see keeruline koht, aga oleks tahtnud ära panna puu vahelt, oleks olnud just kihvt nagu, aga mis sa teed? Nii, Heiki. No ei ole lihtne, see järv on seal taustal ja võib-olla puhub ka veel midagi, siis sa nagu mõtled üle mõnikord. Õnneks seda ei juhtunud ja pöördi on kirjas Heikil jälle. Ja nüüd Andresel tuli siis selline
ütleme eksimus, mida keegi ei taha, et kus sa arvad, et sa võtad siis selle barri, aga võta näpust hoopis. Tuli bogey ja need lähedalt eksimised tõenäoliselt frustreerivad kõige rohkem inimesi. Nad jäävad meelde, nad hakkavad segama sind järgmistel visatel, järgmistel puttidel ka. Et loodame, et Andres suudab sellest välja tulla. 7. rada on esimese poole tõenäoliselt raskem rada. Ta mängib kõvasti OB-d, see on küll lage, aga see distants 78 meetrit eeldab, et sa saad tugevama viske, mis on lihtsamini OB-sse minema. Et 13% pördis esimesel ringil, see on täiesti okei. Kõik nad suudavad sinna välja visata. Nagu Eiki näitab, ta suudab visata täiesti jällegi 10 sisse, mis tähendab, et Eiki on puttimas pördit. Ja 3 viset on tegelikult ainult taga Maurist, nii et Mauri võiks, kui Mauri jääks seisu. Ma arvan, et Mauri ei vaata seisu, teda ei pruugi see huvitada, ta mängib oma mängu, jääb sinna keskele ja on üsna kindel, et ta väikse pördisantsuga teeb parri tegelikult. Nii et veel üks vise on võimalik Eikil tagasi võtta, kui ta ise ära putiks. Nii, nüüd jättis Martin selle Haiseri sisse panemata, sest oli otseviset vaja ilusti ka väga pikale putile. Nüüd siis saavad eeskämehed sõna ja Werner platsil täiesti kohal. Väikse pidurdusega tehti talle sinna ja tuleb järgi Andres ja platsil ja nüüd on vaja kinni pidurdada ja hüppas üle ääre. Ei olnud tal mingit pidurdust seal ja nii paraku siis Andres saab proovida lihtsalt 3 päästa. Nii ja vaatame, Martin saab siis teha niisugust üritust. Werner võttis pöördi, kolmandat korda ta sai proovida ja nüüd siis proovis ilusti ja oligi niisugune sirge üle ääre. Ja nüüd siis Eiki, kes siis nagu tõenäoliselt peaks hakkama tundma seda nii-öelda eduka mängu koormat ja paraku see tal oligi nagu koormaks, et natuke nõrgaks ja see kõik nõrgaks jätmine on ikkagi selline närvide asi rohkem, et sa tegelikkuses tahad pigem eksida ülespoole nagu. Aga mis sa teed? Samas on alati hea tunne, kui sul drive'id töötavad, siis nagu muresi on vähe, nagu, et sa ei tohi neid putti mõnda eksimust üle tähtsustada. Rada 8, meil on OB-d igal pool jälle vasakul paremal üleval ja see on suhteliselt kitsas koridor. Või siis mitte kitsas koridor, aga ala, kuhu mängida ei luba nagu palju nagu sellist liikumist vasakule paremale. Ja ütleme nii, et väikse puu abiga ilusti korvi läheduses, aga mitte päris lähedal. Ja nüüd te näete jälle Eiki filigraanset eest kätt, mis väga ebameeldiva otse skipiga või isegi vasakule skipiga läks praegu OB-sse, mis oli üsna ära teenimata, sest et tegelikult võib-olla oli väike maanurk oli vale, kuhu ta põrkas, et ta niimoodi väljapoole skipis nii-öelda. Eeskesi peaks skippima paremale, nagu siin nägite pildil ja ilusti hästi rahulikult jäi see sisse ka nagu. See nüüd tundub liiga kõrge ilmselgelt. Peab õnne olema, aga õnne ei ole, aga niimoodi saab 3, sest see oli päris korvi lähedal. Ei pea nüüd otseselt muretsema. Siin enamus mängijatel see taktika on see, et kui ta läheb piisavalt kaugele, siis on väga hea. Kui ta läheb üle, siis võtame 3. Ja see korv on natuke kõrgem kui tavaline ja seetõttu siin ei tohi riskida madala viskega, samas kõrgega ei taha riskida, kui inimesed on lühikeseks jäänud, sest taga on OB. Selles mõttes Mauril oli väga hea olukord, et tal oli lähedal ja külje peal, kuigi teisel pool oli tal OB. Ja nüüd järjest võetakse neid nii-öelda OB3-si, et trahviga ja 2 viskega läks läbi, sai 3. Et ega siin muud ei olegi, kui vara OB-sse minek on see põhiviga, mida teha ei tohi. Kui suudad pikalt otse visata, siis saad 3 ikka. Nii et meil on 8 rajaga nüüd 4 vahet, sest Mauri võttis ainsana pöördi. Nüüd oleme jõudnud 9. rajale, mis on päris huvitav, sest et see OB asi teeb siin väga põnevaid jooni tuleb visata. Kas väga täpselt tagakätt või väga õige nurgaga eeskett mängida. Eeskesi on siin eelistatum ja vaatame, kuidas see Mauril õnnestub. Tundub väga siuke ilus ja vist jäi isegi sisse, mis oli isegi natuke üllatav, kui ma vaatasin seda, kui kiiresti ta sinna läks, aga ju siis tagant miski püüdis kinni. Ja ütleme 10 joone peal võib natuke kaugemal jäi Werner ja siin jällegi väga ilusaid kindlaid viskete Peiki. See peaks väga lähedal korvil olema. Nüüd siin näeme tagakätt ka, mis on väga siuke sirge ja hea vise peab olema. Ja suhteliselt ikkagi kindla peale läks mängima Martin seda. Ja tundub, et
Andres paneb nüüd juba täiega nagu, et midagi ei ole siin päästa. Aga viga, mida sa kindlalt mängides teed, oli see, mida sa ei tohi teha, oli selline hüppeputt, mis läks vastu puud. Ehk siis nüüd Martinile võib öelda see rada ebaõnnestus. Vaatame siin, et teised ka nagu mängivad natuke tulega, et see tagumine OB on ikkagi suht lähedal korvile. Õnneks on seal siuke väike oksasein, mis püüab selle kinni. Ja tundub, et keegi päris OBS ei läinud, nii et ainuke nii-öelda casualty on Martin, kes nagu sai selle raja poolt nagu kõvasti karistatud oma double bogey'ga ja kukub selgelt Andresega koos on nad nii-öelda konkurentsist välja kukkumas, et -16, -12, -8 nagu näete on tõusnud hoopis Tõnu Naudi 3. kohal -8-ga üldse mängud, kes tuleb teisest grupist ja ka Allan Kupart on -6-ga juba Andresest ja Martinist ees. Ja siis juba 6. kohal on väga suur -5 meeste seltskond, nii et 3. kohale käib väga põnev heitlus teisele poole liikudes. Et saame näha. 10. rada on üks kõige lihtsamaid, sest et seda OB punast joont siit ei leia mitte kuskilt. Siin on üks väike koridori koht, mida tuleks tabada, aga 47 meetrit visatakse seda kas ülevalt eeskäega või siis sealt samast koridorist. Kindlasti Must Get Birdie on selle asja nimi. Et sellel tasemel tegemist väga väikese sellise lähenemise viskega, kus ei ole erilist ohtu peale põõsasse kinni jäämise või jääd natuke kaugemale ja suudab ära puttida, et siis sa oled natuke kurb selle 3 üle ka, ma arvan. Ja eeskämehed ülevalt on seal väike auk, mida suudab siuke vähemalt keskpärane eeskämees visata, nii et aga näed, ei ole ka raske see visata otse sinna. Meile näitab Martin ka, kuidas see tagakäega käib. Siin on nagu korvi kaitsmas väike puude osa ja korvi taga on selline ka. Okei, see ei ole meil korvi taga, tundub, et me näeme, mis võib juhtuda, kui ei tule välja see eeskäega ülevalt minek. On võimalik, puudu tõmbab su alla ja nüüd siis noormees ehitab seal midagi ja ega nalja ei ole. See on vägagi keeruline ebameeldiv koht, kust 3 on juba väga positiivne ja tundub, et 3 ta saab. Nüüd me peaksime olema juba korvi taga täitsa pildiga ehk täitsa putil ja nii ta on. Korvist kõrval oli see ja Martin võttis ära ja nägite, selline lugu juhtus, mis oli päris tundus keskel, natuke üleval võib-olla. Väga ilus harkputt Maurilt. Werner võttis oma parri ära. Andresel on ka päris pettunud ilmega parv ära vaja võtta, sest et korv ei andnud talle pöörit ja Heiki. Vaatame, kuidas Heiki kas suudab hoida tempot. Suudab ikka. Heiki on Mauri kõrval praegu selgelt selline ringi ere täht nagu. Nonii, nüüd jõuame 11. rajale, mis on võib-olla viimaste kuude jooksul kõige rohkem muutust saanud. Just vasakul pool enne korvi on kõvasti tehtud puhtamaks rada ja tiiala on liikunud natuke vasakule, mis tekitab väikese nurgaga viske, kui ennem oli otsevise varasemal rajal. Ja vaatame, kuidas Mauril õnnestub see päris hästi sinna mäe alla mängida, kust on olemas selline 7-6 meetri putt, natuke üleval pool asuvasse korvi. Nii, ka Heiki ei hoia selle haiseriga tagasi, sest et kui nüüd minna sinna vasakule, kus vanasti oli OB, siis tegelikult nüüd on oma 15-20 meetrit korvist vasakul, fairway'st vasakul on kõik nagu mängimise ala. Ja need mehed oskavad väga hästi, natuke pikka putti jättis endale Martin, aga eks praeguseks peaks juba soe olema ära puttima. Ja ka Werner paneb taga käega, et ei ole midagi, et eeskäega peab mängima kogu aeg. Kuigi, vaadake ise, Andres näitab, et eeskäega on siin mingi variant olemas ja kas tõesti jäi isegi sisse. Tundus natuke tugev. Nii, ja nägite, ongi olemas. Martin on soojaks saanud ja väga ilusa sellise kõrge putiga, Heiki müts maha, suurepärane vasaku käe lofti ja kaarega putt. Nii et 3 pöörit on all, 4 tuli ära ja vaatame, Andres on ka kohal ja Andres ei anna seda pöördi frame'i praegu välja.
Need peavad teised minema ilma kette kõlistamata järgmisele tiialale. Andresele tuleb parr. Midagi ei ole teha, mõnikord need ringid on sellised, et ei tule, et Andres esimene ring mängis minus 8, nüüd on ta +3 peal, et nii ta on paraku. 12 rada, Mando, mis väga ei tule mängu ja OB, mis on taga, on enne kõike see, mida peab kartma paremal olev, on ka vähe tõenäoline, kui inimesed satuksid. Vaatame, siin on siuke suur eestkekaar paremakäelisele mängile ja sinna ta läheb, et siit ei ole mingit muud otse teed, et korv pöörab paremale ja oht on see, et ta jääb liiga pikalt otse minema, siis see metsa juures olev OB võib ära karistada. Ja vasakukäelised. Aga Martin ei ole vasakkäeline. Vaata kui huvitav. Et Martin on õppinud eeskaasanel selgeks hoopis vasaku käega tagaga viske. Müts maha jällegi. See on väga põnev asi. Sama tegi kunagi Nicola Castro, aga kes nüüdseks on ikkagi eeskä endale selgeks teinud. Nii. Ja siit me näeme neid kaari. Päris laia kaarega läks Andres, et ei ole päris kindel, kuhu see võis välja viia. See tõi siia, on vähemalt safe, aga ütleme, et putti reaalselt korvile. Isegi midagi oli, aga suhteliselt keeruline, et oksad tekitavad hästi madala katuse sulle selle putile, et väga kõrgele see minna ei saa. Ja üritust oli, aga siis see ei saanud. Et siin on korvi alla ikkagi väga raske saada selle drive'iga, et sa saadki reeglina 10 sisse, kui sul on hea vise eestkäega. Ja mõned mehed ka tagakäega, aga seal variandid on, kui sa joontavad, siis saab nii ja teisiti. Ja Eiki ranne liikus nii nagu vaja, aga natuke lühikseks. Ja nüüd siis ka Wernerit karistati siin. Ketid ei võtnud vastu seda putti, aga see oli ka natuke ääres, et ega seal nalja ei ole. Nii. Andreselt 3 päästmine. Ja nüüd siin on ütleme niisugused vormistamise visked, aga samas kui sa oled ise madalal ja korv on kõrgel, siis see vormistamine ka eriti sellises pingilis olukorras võib olla nõudma igal juhul keskendumist, et kui sa jätad keskendumata, siis võib alati juhtuda midagi, mida sa hiljem tagasi enam võtta ei saa, et ja ütlen, see jääb meelde ja hakkab siin närima ka, nii et lihtsatel visetel tuleb keskenduda ka. Ja tundub, et juba näeme sealt eelmist gruppi viskamas, rada 13. Alguses on Mando, mis takistab sind paremat minemast, mis muidu võiks olla väga hea joon, aga edasi on OB vasakul pool ja paremal pool on ta natuke kaugemal see aed nii-öelda territooriumi piir, aga vasakul on ta metsa äärtpidi minev ja siin tuleb nagu üsna niimoodi targalt tegutseda. Et siin ongi, mõned inimesed mängivad safe'i, mõned lähevad üritama, aga seda tuleb teha niimoodi, et ütleme, et see on see rada, kus see 4 veel on nagu võimalik, et ei tappa päris ära, nagu 3 oled sa enamus juba edestad ja 2 on väga boonus nagu. Nii, ja Eiki ei pannud piisavalt palju nurka või pauku oma kettasse, et nagu ei läinud üle niimoodi nagu vaja. Vaatame, kuidas Martin Haiseri spetsialistina oskab ka annukat visata väga edukalt, suurepärane vise. Ja Werneril on siuke nagu ees, et tuleb panna. Paneb selle madala eeskäe, mis kippab ja skippas suurepäraselt. Väga kaunis lõin oli see. See on, ei ole seal eeskäele ka väga palju ruumi, aga see oli näide sellest, kuidas seda saab teha. Ja siin on nüüd jäi kinni ikkagi, ei hakanud piisavalt keerama paremale see eestkäsi. Ja nüüd sul ongi nagu, see on 3. vise ja 4 on nagu positiivne variant, kui tuleb, kuigi see oleks võinud ka 3-ga saada. Nii et jah, see OB-sse minek on siin selline üsna palju pead maksma ära nagu. Aga korvi alla teised ei saa, kui tagakäega lähed, et sa pead minema riskima. Nii, ja. Just oli peaaegu Mauri trademark kauge putt sisse minemas, aga seekord riivas kette ja kukkus välja. Nii, Martinile jäi jällegi kapitaliseerimata see suurepärane drive. Et see on selline pöördi, mis alati teeb nagu siukseks rõõmsaks, et siin rajal iseenest pöördisi on lihtne võtta. Rajal sa võistlusel neid alati ei saa, aga see 13 on selline, kus sa nagu isegi treeningul oled õnnelik. Nii, 14 on selline rada, et seal
kui on natuke õnne ja suund paigas, siis peaks olema kõik hästi. OB-d nimelt ei ole üldse või noh, paremal ta näitab, aga see ei pea kui kunagi tuleb välja mängu. Seal ees on metsa või niisugune võsa osa, nii. Ja kogenud, mul on alati hea meel näha forerollerit. See praegu täpselt õnne ei olnud, et ta sealt puust mööda ei saanud. Muidu oleks olnud täiesti nagu putil. Nüüd on ta pikal putil. Eeskäsi on siin suht haruldane mäng. Aga nagu näete, Mauri üritas seda ja jõudis ka kuhugi sellise pika puti territooriumile. Ma arvan, et tagakäsi on see kõige originaalsem siin. Aga kui läbi ei saa, siis paraku läbi ei saa, et puumaks oli maksmata ja vaatame, kas mõni meie mängijatest suudab seda lahendada. Natuke vara läks vasakule, tõenäoliselt ei ole veel mingit väga head putti. Ja no kas nüüd, Andres, on sinu see hetk, kus ketas läheb läbi ja on. Nüüd see oli siis esimene selline läbipääsemine ja põhimõtteliselt tema on nagu tollist läbi juba. Teised nüüd tulevad praegu. No mine sa tea, ma arvan, et see mees ju suudab siit igal ju sisse visata, et tundub, et midagi ei ole ees. Nii et väike ranne ja puum. Pöördi tuli, -20 peale on jõutud. Nii et Maurit ütleme, et püüda juba praegu reaalselt ei ole kellegil varianti, kui ta ise väga suuri vigasi ei tee. Aga Eikil, ma usun, on endiselt põnev. Werner on 3 maas ja teine koht on ka väga hea ja oluline. Nii et ta oli täitsa 10 sees, aga päris ebameeldiv oli nagu see jalgealune seljatagune. Nii, ja tundub, et Andresel hakkavad ka need kettad korvi jääma ja just on põhjust rõõmustada ja celebrate'ida. Ja võtab parri Werner. Eiki ka vasakuga parr ja parrid võetakse ära. Ja see on tavaline, kui ikkagi OB-s ei ole, siis kui eksimus tuleb, siis head mängijad siin piirduvad parriga, et rohkemaid numbreid nad ei võta. Järjekordne rada, kus meil OB-d ei ole. Kui asi liiga lihtsaks hakkab minema, siis me peame nagu tekitama OB-d kõigil radadel, aga praegu nagu näete 15 rada. Pildi pealt on näha, miks siin üldse on põnev, sest et on puud, on kummisein, rehvisein. Et sa pead ikkagi voolima oma ketta joone nagu päris täpselt. Seda on võimalik teha eeska annukaga ja seda on võimalik teha tagakäe suurema skipiga, siukse haiser skipiga. Eeska annuka mehed siin tundub, et on enamus, praegusel hetkel annab 2-2. Aga näete, eestkä mees muidu, aga läheb tagakäe skipi mängima väga teravat sellist haiserit viskama maa kaudu. Tundus liiga terav minu jaoks, et ei näinud, kuidas täpselt lõppes, aga peaks natukene nagu midagi sellist. Aga ka oleks pidanud jälle kangem ketas olema. Mul on siin hea öelda, aga vaatame, kuidas siin Heiki teeb. Heiki viskab parema käe eest kätt, nii et see vasakuga jutt ei ole päris, tundub, et mees mängib mõlema käega. Aga läks rollerisse, nii et temal ka ei olnud selline ideaalne lugu. Ja kui sa siin kaugel oled, siis sul põhimõtteliselt on selle puude rivi tõttu korvi ees peaaegu võimatu korvi rünnata. Nii et ta kvalifitseerub boonus 2, ma arvan. Et sa ei taha kunagi üle 3 midagi võtta, aga 2 on selline, mida sa üritad ja kui tuleb, siis on hästi. Et kindlasti nii-öelda OB-de lisamine annaks siin juurde sellist rohkem ohutunnet mängijatele. Praegu nad lähevad ikkagi lihtsalt üritama nagu läbipääsemist ja kui läbi pääseb on hästi. Aga ma ei ütle midagi nagu raja muutmise osas. Meie rada on endiselt sellisel kujul kindlasti kuni kevadini. Ja vaatame, siit tuli parr, nii et näete ise 5 parri. Keegi midagi saanud juurde, kellelgi midagi võetud ära. Ja liigume rada 16 juurde, mis jällegi ilma OB-deta kõrgendatud tiiala seekord. Ja tuleb visata siis natuke alla 53 meetrit, ehk siis on tegemist suhteliselt lühikese rajaga, eriti kui mäest alla visata. Ja vaatame, kuidas see neil õnnestub. Ega siin ei ole midagi, eeske meestel siuke, nagu öeldakse, lihtne põks. Aga mina, kes meesket ei viska, siis ma ei tea, minu jaoks ei ole nii lihtne nagu. Ja okei, näete,
siin on siis Andres, kes ei taha puttida sel rajal, viskab ühega sisse. Natukene siis nii-öelda tema haavadele ka mingit balsamit, et võib-olla võtab ära selle nii-öelda muidu halva ringi. Nii, nüüd midagi siin kaameramees sai tõenäoliselt paugu ära. Vaatame ja tagakäega saab siin ka. Selleks peab selline väga sirge joon olema ja õnne on teine variant. Mina viskan siin näiteks granaati üldse ülevalt, aga see on talvel eriti hea, kui lehti ei ole, et muidu seal on liiga palju lehti tegelikult. Ja ilus eeskäsi on tegelikult see õige mäng siin. Nii, ja näed, Andres nüüd kurdab midagi, et jah, väga hea korv, et kinni püüdsid. Nii et meil on siis 3. Olari nagu seal võistlusel. Ja nagu näha, siit tuleb ka veel hulk pöördisi, nii et äkki saame keskmise täitsa alla 2. Nüüd muidugi Martinil ei õnnestunud see ärakasutamine, oma hea drive'i ärakasutamine. Midagi ei ole teha, tuleb par võtta ja sellega keskmise ikkagi tõime 2 peale ära. Nii, olukord on endiselt päris paigas selles mõttes, et Mauri -21, Heiki -14 ja Werner -11. Väike võimalus on Heiki eksimise puhul ka Werneril järgi jõuda. Meil on 3 rada jäänud, 17 nüüd omab sellist nagu oleks OB seal paremal, aga endiselt samamoodi nagu 14-ndaga ta ei tule kunagi mängu või vähemalt nendel mängijate puhul ei tule. Ja nüüd siis nii-öelda Olari needus, et järgmisel rajal esimene vise ja nagu ütles Nate first available ehk esimene võimalik puu, mis tee peale jäi, see pihtaga visati. Seda näeb päris harva ja nüüd see on siin pildil olemas ja Andres ja tiim saab selle üle siis nagu arutada, et mis valesti läks. Siin näeme, et on nii eestkäe jooned kui ka tagakäe jooned. Mina olen näinud avavõistlusel, kui me avasime seda rada, siis Risto Pakkunen viskas Olari siit vasakpoolsest august eeskäega. Ja nüüd meil on väike Martini viske puudumine, kaamera aku sai tühjaks. Aga nüüd te näete siis põnevat vaadet, kuidas, ütleme, see on looduskaitsealal olev üks loom metsas ja viskab kettaid. Aga tõenäoliselt oli see Andres, kes oli lihtsalt proovis sealt välja tulla ja päästa ikkagi 3, mis oleks väga kihvt siukse drive'i järel. Nii, ja Martin sai siis siia kohta oma drive'iga, mida me ei näinud, mis on selline üritusega reeglina ikkagi päris pikk ja need puud parempoolse viska putti segavad päris kõvasti. Ja üritas päästa Andres, aga paraku see Olari needus reeglina on see, et sa pead mingi põugi võtma üsna pea nagu, kui sa Olari saad, et see on selline psühholoogiline värk. Ja siin me näeme jällegi nüüd putimeistrit Maurit, kelle putis ei olnud nii kahtlust ka, et see sisse läheb. Nii, vaatame, Martin peaks ja sai napilt üle, et ka tema putt on logisenud täna. Ja Heiki oma on päris kindel ikka. Ja on vaadata sellist enesekindlat liigutust ja kui see sisse läheb, siis on kõik õige. Ja see tähendab, et mees on oma selles tsoonis ja flows ja näed, on nagu õnnelik mängides, et ei ole nagu närviline ega midagi. Rada 18. Nüüd on meil tagasi jälle OB, mängus vasakul paremal korvi taga ja keerab paremale, nagu meil ennem oli 3. rada. Tuleb visata eeskätt praktiliselt. Et kui 3. rajal said ka visata tagakäega sirge viske ja jääda korvil lähedale, siis siin on tagakäimise väga keeruline paremakäelise jaoks, nii et vaatame neid ilusaid eeskäe viskeid. Ja see oli tõesti väga ilus. Siin pead kontrollima oma visketugevust, sest üle ja pikaks minna on väga lihtne. Nii et väga ilusalt rahulikult visatud ja ka see peaks olema 6-5 meetri peal, ma arvan. Nende eeskäe mängu meeste jaoks on ikkagi väga-väga lihtne koridor. Et vaatame, kuidas näiteks Martin seda mängib. Õige, just tuli meelde. Vasakuga tagakäega. Täpselt nii, siis ei ole sellega ka probleemi, ma arvan. Ja väga ilusti, sisekurvist ja tõenäoliselt on samuti putil ja kui nüüd ma ei sõnu midagi ära, tundub, et on birdie frame'i lõhna selles asjas. Oleneb, kuidas siis nüüd Heikil see putt õnnestub.
ega ma ennem kiitsin, see võib tavaliselt ära rikkuda asja, aga ei, ta ei kuulnud õnneks seda kiitmist ja lahendas ilusti. Samamoodi Martin, tundub, et pinged on maas nüüd ja suhtumid rahulikult võttis ära päris kõrgele üles ja mees Mauri ise ka vaatama, et oot, kas ikka jäi, aga jäi. Nii et Mauri võtab oma järgmise pöördi, -23, tõuseb sellega juba ringil -12 peale, et kui ta esimene ring oli -11, siis nüüd on juba -12 peale, et kui siin 2 või 3 nädalat tagasi Asko Krais tegi uueks rajarekordiks -16, siis enne seda näiteks -13 oli rajarekord, mis oli pidanud terve aasta vastu, nii et praegu Mauri on väga seal kandis. Nii, ja nüüd me oleme siis viimasel rajal, nii-öelda additional rada, kus on põhimõtteliselt 30-meetrine jump-puti rada, aga mängu tuleb mängida läbi värava ja ütleme jälle, et need mehed peaks kõik selle lihtsalt ära lahendama. Kui on vastutuul platsi pealt, siis ta muutub nagu selgelt raskemaks, aga üleüldiselt jällegi nende meeste käes ei tohiks olla probleemi. Selline 900+ mängumees peaks valdama sellist lihtsalt viset ikkagi hästi. Ja nii see käibki, et suhteliselt sükse lõdvarandmega praegu poisid viskavad, et siin tuleb lihtsalt see 2 ära võtta. Nende jaoks ta on lihtsalt ringi viimane ja nägid, võib juhtuda ka sellist asja. Nii et ma ei ütle midagi. Võib eksida ja siis on juba põhimõtteliselt 3. vise drop zone'ist ja napilt natuke pani rohkem viset juurde Andres ja sai õnneks läbi. Ja Martin nii-öelda annab alla, et siin ei ole midagi teha. Suurepärane ring Eikilt -17 ja on kogu tulemus ja tundub, et võtab teise koha, et tagant ma ei usu, et keegi talle järgi jõudis. Ja Mauri -24 selle võistluse staar. Siin oli päris mitu erinevat võitjat. Ranno Kannel ja Sten Paavo, kes -23 lõpetasid ja võtsid oma divisionit, siis staar antakse välja siis kõige suurema summaga mehele, see oli siis Mauri -24. Nii. Ja Werner õpetas -13, et me kohe saame teada, kas sellest piisas ja piisas. Werner 3. ja Tõnu Naudi ja Ragnar Karumaa tulid siis tagantpoolt, tegid -6 ja -9. Ragnari -9 on kindlasti ära märkimist väärt. Ja Enno Hiiemaa tegi siin 8 ringi, nagu näeme, Andres 0-ga jäi veel 8-ndaks, nii et päris tublid pingutused, tõusud ja langused, aga esikolmik ikkagi tuli meil nii-öelda liidrite seast ja on näha, et Mauri on siis esimene, kes teist korda võitis. Ragnar sai auhinna kätte ja nüüd siis ongi jäänud üle anda auhinnad esikolmikule. Ja Werner, suurepärane pingutus, mees, kes on meil palju mänginud, kes tunneb rada nagu oma 3 sõrme, 5 sõrme, 10 sõrme, kõiki neid, mida tunneb. Nii, ja Eiki oli siis üllatus, suur üllatus ja nüüd ma nagu videolt nägin ka suurepärane mängumees, väga kindlate liigutustega, nii et tahaks Eikit näha veel rohkem ja rohkem meie rajal, et ta jagab seda matsu väga hästi, kuidas discgolfi mängida, vähemalt lühikestel ja tehnilistel radadel. Mauri Vilman on näidanud, et ta mängib igal pool hästi, nii et väga meeldiv oli ka teda näha võistlemas meil ja võitmas. Tänud, et vaatasite, oli väga põnev ring ja nägi huvitav viskida ühte ilusat olarit. Juba järgmine Superstars võistlus on meil tulemas, mis on siis kõikide staarside kokkuvõte ja see toimub meil 31. oktoober, 1. november, sealt näete jälle videot ja siis näeme juba, kes selle kinni paneb. Mina olen Rainer Lipand ja kõike paremat teile!